Kuidas esitada häid küsimusi? Hea küsimus on sinu enda jaoks põnev, kuid samal ajal viib edasi ka seda arutelu, mida sa parasjagu kuulad. Hea küsimuse esitamine on tegelikult väga lihtne. Kuidas siis neid 2 kriteeriumi täita? Esiteks, kuula. Kuulamine on see, mis eristab väga head küsimusest lihtsalt tähelepanekust. On väga suur vahe, kas ma seisan niisama arutelu alal või kuulan seda päriselt ka tähelepanelikult. Kui ma arutelu kuulan, siis on mul võimalik esitada küsimus, mis ka tõesti suhestub aruteluga, mida ma parasjagu kuulan. Teiseks on hea küsimus lihtne. Inimeste vahelises suhtluses juhtub sageli nii, et me kasutame märksõnu või mõttekäike, millest erinevatel inimestel on väga raske ühtemoodi aru saada. Selle jaoks, et see, kelle käest ma oma küsimust küsin, minust ka päriselt aru saaks, on mul tarvilik küsida võimalikult lihtne küsimus. Siis tean, et saan ka sellise vastuse sellele küsimusele, mida ma päriselt ootan. Kolmandaks on hea küsimus läbimõeldud. Ka väga head kõnelejad, väitlejad, debateerijad, erinevad arutelu osalised kirjutavad sageli oma mõttekäike läbi. Lihtsalt selle jaoks, et olla kindel, et see küsimus kõlab hästi ja läbimõeldult ja tegelikult ei vii hoopis teistele radadele. Ja viimaseks, hea küsimus on sõbralik. Sõbralik selles mõttes, et sa toetad seda arutelu ja seda arutelu osalejat, kelle käest sa küsimuse küsid. Arutelu ongi erinevate arvamuste kaudu parima mõistmiseni jõudmine ja hea küsimus, mis on sõbralik ja toetav ning ei ole hinnanguline ning ebameeldiv, on just nimelt see, mis aitab arutelule kaasa.